Oksa lõkke kohas jälle. Viimati olin siin mingisugune mõni kuu tagasi. Esimene lõik saab ülipõnev olema. 12 kilomeetrit sirget kruusa Soomaa külastuskeskuseni. Kati lubas minuga 3 kilomeetrit jalutada mööda sirget teed. Ja siis tagasi jalutada. Ja autoga minema vurada. Kati tahtis kangesti või... Ei tahtnud. Proovida, kui hea kott mul on. Kui kergelt see pakitud on. Suren maha. Päris palju kraami on kaasas. 6 päeva toit kaalub ka päris palju. Ma pakkisin sellise arvestusega, et äkki ma ei lähe poodi. Kuigi Kilingi-Nõmme jääb tee peale, aga savi. Kõnni. Selle tagant ei näegi sind selle koti tagant. Tänasesse sihtkohta olen kohale jõudnud. Soomaa külastuskeskus. Siin on katusalune. Saab süüa teha. Lõket saab teha. Ainuke neme asi on see, et siin on kraanid, kust pidi vett tulema, aga ei tule. Nii et, ma ei tea, peab vist kraavi vett jooma. Hommikune laagrirutiin on mul siin pooleli. Kõht on täis söödud. Kola on laiali. Hakkan vaikselt telki kokku panema. Öö oli külm. Alla 0 oli. Võite näha. Telk on natuke jääs. Küll ära kuivab kunagi. Jõudsin Läti lõkke kohta. Vahva tornike on siin. Teen vist varajase lõuna siin. Tipu koolimaja on siin. Saan oma veevarusi täiendada siin. Yes! Natuke vaheldust. Eelmised motivatsiooni sirged olid kruusateed. Nüüd on asfalt. Nüüd saab suure tee pealt maha kruusa peale. Võtan suuna Pertli metsa peale. Täna öösik lähen sinna. Aga nüüd on motivatsiooni sirged jälle kruusa peal. See on juba päris vahva kruusatee. Paari kildi pärast peaks seal Pertli metsas olema. Jõudsin Pertli metsa lõkke kohani. Vahva koht on. Katusalune söömiseks lõkkekoht seljatugadega. Peldik. Vett siin ei ole, aga natuke üle ujutatud on see piirkond, nii et käsi saab lobistada lombis vähemalt. Telk on püsti. Hea soe ilm on. Kuna ma olen varakult kohal, siis saan lebatada, lugeda või niisama chillida. Hommik on käes. Alla 0 oli jälle öösel. Krubiseb veidi. Hakkasin vaikselt kõndima. Ilm on ilus. Täna peaksin jõudma Kopra lõkkeplatsini. Seal pidanuks onn ka olema, aga see on 2 korda maha põletatud, nii et RMK seda rohkem üles ei ehita. Kahju. Oleks võinud onnis magada täna. Aga mis teha? Lõunapausi peab suvalises kohas jooksvalt tegema. See 2 lõkkeplatsi vahe on 16 kiltsa. Ma ei hakka täna ülejärgmisesse kõndima. See läheb arvestus sassi. Praegu on küll mõnus jalutada. Halliste jõgi. Päris kenas kohas elamine.
10 kiltsa on 16-st jalutatud. Mõtlen, et äkki ei teegi lõunat vahepeal. Peatuskohta niikuinii ei ole. Et teeks ühe ropsuga. Eks näis, kuidas jaksu on ja kui vaakumisse kõht varsti läheb. Jõudsin siis Kopra lõkkerlatsile. See on siuke lahe koht. Kahelt poolt on veega ümbritsetud, nagu väike saar. Või ongi saar see. Siin on lahu. Mõtlesin, et äkki panen oma telgi siia alla. Eks näis. Siin saab tuld teha. Selline koht siis. Äge. Telk on majas põhimõtteliselt. Siin on väike tuli, et sooja hoida ja järjekordne hommik on käes. Toit küpseb. Kilingi-Nõmme lõkke kohta tuli Kati vastu. Grillisime vorsti. Mõtlesin, et jään siia telkima, aga see on mõttetu koht, siin ei ole vett ega midagi. Tasast platsigi pole telgi jaoks. Nii et jalutan edasi. Tänane pikk päev hakkab läbi saama. Jõudsin Raejärve äärde. Siin Raejärve telkimisalal on mingi 3-4 lõkke kohta. Ma ei suuda nüüd ära otsustada, kas minna rohkem metsa poole, kus on tuulevaikus, või jääda siia järve äärde, kus on nagu ilusam, aga väga tuuline. Tühjus on siin, kõik platsid on vabad. Koroona on kõik inimesed ära hirmutanud. Hea aeg, kus telkima tulla. Ma arvan, et siin on päris hea koht. Valisin tuulevaiksema koha kasuks. Ööd on niigi külmad. Vaja seda tuult ka veel juurde. Päeval küpsetud vorstid peaks soojaks ajama nüüd ja varsti magama ära minema. Kell nii palju juba. Hommikusöök on söödud Raejärve ääres. Täna on selline keeruline päev, kus järgmine punkt Laiksaare metsaonn on 9 või 10 kildi kaugusel. See on nagu liiga vähe, et päev ära lõpetada. Sealt järgmine on 22 kilti. Nii et siis tuleb otsustada, kas jääda siin esimesse või minna edasi. No ma esimesse ilmselgelt ei viitsi jääda. Aga siis tuleb 32 kilti täna jalutada. Põhimõtteliselt on mul võimalus tee äärde ka telk püsti panna, kõik vajalik on kaasas niikuinii. Nii et vahet pole. Ilm on siuke kahtlane. Panen kohe juba kotile vihmakaste peale. Endale veel ei hakka panema, seda saab jooksvalt panna. Kott hakkab ka vaikselt kergemaks jääma. Söödud toidu võrra. Läksime. Siin telkimisplatsil on kaev ka. Mul olid juba lootused kõrgel, aga loomulikult see ei tööta. Vaatasin radaripildil otsa. Tundub, et saan mitu tundi vihma, nii et pean oma tunke selga panema. Laiksaare metsaonni kant on väga kena. Onn ise on selline. Ainuke nali on selles, et sisse mind ei lubata. Seal on üks ees. Ja kardab koroonat nii väga, et mina sinna minna ei tohi. Ma pakkusin välja küll, et kui 2 meetrit vahet on, et see onn on piisavalt suur, et ma olen ühes nurgas, söön oma lõuna ära ja lähen edasi. Aga näed, ei. Tõmbasin allukse kinni. Päris naljakas lugu, jah. Aga muidu on äge koht, onn on ka äge. Algul mul oli ju plaanis sinna Laiksaare onni ööbima jääda. Hea, et ma oma plaanid ringi tegin. See olukord siin oli veits üllatav muidugi. Aga no ööbima poleks nii ehk naa jäänud, kui keegi seal ees on. Aga et lõunalegi ei lasta, no see on küll põnev. Vihme järele. Nüüd on nagu natuke parem jalutada. Väga palav ei ole. Vihme jahutus õhu maha. Kõnnin siin mööda sirget kruusateed. 13 kilomeetrit
on see, siis tuleb päeva tipphetk, parem kurv ja siis on veel 9 kilomeetrit. Aga siis peaks olema asfalt, aga ka sirge kuni Kabli looduskeskuseni. Aga ilmselt ma sinna Kablisse täna ikkagi lähen. Poole tee peale pole nagu mõtet telki püsti panna. Vahepeal vaatasin ilmaprognoosi ka. Keskööst hakkab sadama ja sajab kuni homse õhtuni välja. Homme saab päris märg jalutus kõik olema. Võiksin homme varakult alustada, siis jõuan kuskil keskpäeval või natuke hiljem Iklasse. Siis saab varakult koju sauna ja korralikku süüa ja varustust hooldama. Aga ei, sinna on veel oma 40 kiltsa minna. Jõudsin sellisesse ägedasse kohta nagu Massiaru. Sealt poolt tulin, see oli see 13 kilomeetrine enam-vähem sirge lõik. Seal on see kurv. Keeran paremale. Ja siis on 9 kilomeetrit järjest. Ja siis jõuan juba Kabli looduskeskusesse. Teen väikse puhkepausi. Peaks sööma ka midagi, aga pole kõht väga tühi. Olengi jõudnud Kabli külastuskeskusesse. Päris pikk päev on selja taga. Mis see kell näitab siis? 32,70 kilomeetrit ja 7 tundi ja 16 minutit. Ja päike on veel kõrgelgi, nii et võiks edasigi jalutada. Jään siia telkima täna. Külastuskeskuse külje all kohe on Priivitsa lõkkekoht. Siin on katusalused, lõkkeplatsid. Telgi jaoks ruumiva ilm. Meri ka paistab, nii et olengi jõudnud põhjast lõunasse, mere äärest mere äärde. Muidu ma olen iga hommik ikka õuest toitu teinud, aga täna on õues nii märg ja külm, et ma ei raatsi telgist välja minnagi. Kuskilt siin isegi piilus lumi või näed. Pakin siin asju vaikselt kokku. Tahtsin enne ühe klipi teha hommikusöögist, aga tuleb välja, et aku oli ära surnud kaameralööga. Külm on. Tehnika peab ikka õues hoidma. Ilm on märja ja tuulise võitu. Meri vahutab. Siin vaadet nautima, liigun edasi. Ikla ootab. Ei tea, kus selle omanik on. Suvel ei ole vist lemme kunagi nii tühi kui praegu. Pisut jahe ja tormine on ka muidugi. Mingisugust jääpuru sajab nüüd. Taist toodud kuivatatud mango sobib väga hästi siia. Soe tunne tuleb kohe peale. Vahelduse mõttes läheb vihm lörtsiks üle. Vaat, kas tore lugu. Ma ei tea, kas kaamera peal jääb. Aga talv hakkab vahepeal tagasi tulema. See on see aprillis matkamine. Vahepeal päike paistab ja on hea soe. Järgmine hetk on 0 kraadi ja lund sajab. Varsti maa valge. Aga kui riietus on õige, siis pole häda midagi. Saab kõndida väga edukalt. Ilm läheb järjest ekstreemsemaks. Vahva. Seda muidugi poleks mõnda aega tagasi ette näinud, et Läti ja Eesti piir kinni on. Tea, kas ma ikka saan piiriposti juures lõpetada. Tahaks ikka piiriposti juures lõpetada. Olengi kohal. Siit paraku kaugemale vist ei tohi minna. Ainult 3 aastat läks aega. Tahaks selle RMK infotahvli juures lõpetada, aga ma igaks juhuks lähe sinna. Piir on kinni. Huvitav olukord muidugi.
saatetiim peaks ka varsti jõudma. Ehk siis Kati, kes mind Altias maha pani ja nüüd Iklasse järgi tuleb. Väga dramaatiline lõpp ei ole, ilutõlestikku ei ole. Väga kahju. Järgmise raja püüaks juba kiiremini läbi teha kui 3 aastaga. Peraküla Ähijärve näiteks. Ja ilmselt ka rattaga. Päris palju siukseid lõike on siin ikka, mida ei ole mõtet kõindida, ei ole mõistlik. Ma arvan, et selle 800 pluss kilomeetrise raja peal on nüüd veel rohkem. Omamoodi põnev lõpp ka ju tegelikult rajale. Väga tihti veel piir Läti ja Eesti vahel kinni ei ole. Ma mäletan nüüd Katile vastu. Peaks varsti jõudma. Järgmise korrani.